kõks ja veel kord kõks, laul number 1 kõks, esitab Kristjan Aed. Kas kõlab tuttavalt, see on Sõnumide paroodia Hei muumid, laul number 2 Hei muumid, esitab Mumipapa. Õige fänn, õige klubi, õiged mängijad, õige särg, laul number 3 Arsenal, esitab Keith Tomlinson. Esimene tähestikus on paljude lemmik, samuti ka tema lemmik, laul number 4 esitab Tommi Rihula. Väike valge kodu, keelatud ei ole, aga kaugel sellest olen, laul number 5 kodust kaugel, esitab The Jackpot. Lähme üle loigu, et kuulda õigeid häälikuid, laul number 6 Kriimuusika, esitab Naelategija. Päeval poliitik, öösel superstaar, laul number 7 Mina, esitab Martin Halme. Ärge seda järgi proovike, sest pärast on teil kurk valus nagu tiigripuu, laul number 8 Meen, Tõva, Meen, esitab Hõkk Hujug. Meie naabritele tähtis lugu, meil sellest Kanal 2, laul number 9 Eesti hümne, esitab Hendrik Patrio. Kui raha kasvaks puu otsas, oleks see sama väärtuslik kui leht, aga mis siis, kui sajaks taevast alla, laul number 10 Mani, esitab MC Tartu. Siin ta on, täies hiilguses, teie tänane saatejuht, Toomas Pann. Tere tulemast kõigi esimesele Mõhulaulule aasta 2018 ja siia alles nüüd. Aga samas mu väga vana, egagi väga noor kõik. Aga teate mis? Praegu oleme siin Mõhulaulul. Aga ausalt, miks mina olen siin? Miks ma ütlesin? Lähme lihtsalt laulude juurde. Sest esimene laul on Kõks ja esitaja on Kristjan Aed. Mõhulaul. Ja ta ütles kõks. Kõks. Ta ütles kõks. Kuid kõks läks maa alla. Kukkus maa alla, sest ta ütles kõks. Kõks. Ta ütles kõks. Kõks. Mõhulaul. See oli kõks, see oli Mõhulaulu esimene laul. Nii, väga hea. Oli lõpuks ometi ära. Läks piisavalt kaua. Aga no nüüd on see juba tehtud. Nüüd keegi enne teine enam ei saa esimene olla. Nad saavad aasta esimene olla. Aga mitte kõige esimene. Aga sellest rääkimata. Nüüd räägime natukene tweedidest, mis me saime laulu ajal. Nii vaatame, mis meil siin on siis. Sulev Kõks, Sulev Kõks ütleb, et näeme kohtus. Okei. Okei, kõik on korras. Lautsaru ütleb, et üks asi uuesti. Sellest midagi paremat ei ole. Noh, selles mõttes vabalt, kõik peavad vabalt aina pizzat süüa iga päev, aga noh, lõpuks tuli nüüd ikka enam. Aga lõpetame selle ära, sest teine laul on Hei muumid, esitaja Mumipapa. Mõhulaul.
südamed valla, hei muumid. Üks hääl huikab ülevalt pilvedest alla, hei muumid. Sõpru kuis hoida, sa vahel ei tea, seda on muumidelt õppida hea. Hei muumid, hei muumid. On muumimaal uksed ja südamed valla, hei muumid. Üks hääl huikab ülevalt pilvedest alla, hei muumid. Sõpru kuis hoida, sa vahel ei tea, seda on muumidelt õppida hea. Hei muumid, hei muumid, hei muumid. See oli meie 3. lugu. Nii. Enne, kui näidastame ja nagu enne, loeme jälle neid tweete, mis öeldi. Nii. Mõhulane 2 ütleb, et täielik plagiaat, sõnumide oma on palju parem. Nõus? Sõnumide oma on parem. Ja keegi teine ei vaata, nii et rohkem tweete meil selle kohta ei ole. Aga nüüd, enne, kui me läheme järgmise laulu juurde, tuleb üks vaheklipp, ja kõik enamus vaheklipid, mis meil on, räägivad Mõhu meie kultuurist, meie inimestest, on ju. Esimene meie väike mõnuklipp räägib just sellest ja see täpsemalt räägibki maalidest ja muusikast. Mõhulaul. No kunstist rääkides, siis kindlasti nagu kuulsamad teosed on kindlasti 3 tähte trepil Möhdi mõisasse. Ja kindlasti see on väga tähtis. Kindlasti üks ekstreemne tähtis on loomulikult see need möhismi märk üldiselt. Aga no see on nagu sümbol, embleem, rohkem kui mingi päris maal. Nii et tõenäolisem on kõik see rohkem nagu see möhismi kunst on nagu, kuidas ma ütlen, nagu väga ilus üldiselt, aga lihtsalt üks maailmast, mis me enne ütlen, kindlasti see, mis selle nimi oli. No, mul läks ka kuradi autor meelest ära see, panna oma Lindal Sibul, jah, Lindal Sibul tegi selle ja väga hea. Tema tegi sellise ilusa müstiku maali. On ju, just ei pannud kraaniga selle kohe. Aga selle pole nime, päriselt selle pole nime. Ja kindlasti 3 tähte trepil Möhdi mõisasse on kindlasti kõige populaarsem, mis siit Mõhust on välja tulnud. Et Möhismis on muusika ja kunst nagu mitme muu asjaga kõrgel kohal. On ju, ja me tahamegi näidata mõndasid kuulsamaid muusika selliseid pagasi, kõik mõhi keeles, jah, põhjul on oma keel. Eski mõhulased ei tea, et selline asi eksisteerib, on ju. Aga on inimesed, kes on hakanud terve eluliselt mõhile ja kõik möhismile ja kõik terve, on ju. Ja lihtsalt täna on mingi künka pea otsas, laulavad oma mingi hümiseid. Aga samuti on ka kunstikke, kes on teinud möhistlikke kõike maale, on ju. Ja kõik see on just äge, see on nagu see möhismine öelda nagu see klassikaline kultuur, nii et lähme vaatame. Kohe siin ukse taga ongi meil juba kunstigalerii, et noh, see ei ole midagi huvitavat. See on ka, aga näete, see ei, mitte see. Ja see seal, nii, see kõige tähtsam siin. No vaadake seda, see oli möhi, selline nägi kõik välja. Möhid selle kõik läi. Ilus on ju. No jah, see just nii. Nii, see oli siis möhistlik kunstimuuseum. Et oli tore külastada. On mõned jupatsid ka kuskil veel, aga ma ei käi otsida. Et jah. See oli siis minu travel vlog. Näeme järgmises episoodis. Kindlasti oske, kindlasti kõike ja aitäh, head aega. No see Mõhu muusika on üks väga huvitav
supp selles mõttes, et see on väga künklik mägine muusika, kus sa tunned neid künkaid ja mägesid, sa tunned, kus sa laul on tulnud, kui sa kuuled seda. Kõik see trummuaeg käib, kõik see möh ja kõik see see on lihtsalt nii nagu tõuseb, lihtsalt tõstab mõhhi sinu sees ja möh ja kõik see, aga mössi vaikselt kõnnib minema. Ja see on nagu, see muusika on nii nagu hingeline, spirituaalne, et see on lihtsalt paremat minu jaoks. Aga möhidega võimuga Mõhulaul. See oli siis meie muusika ja meie maailm. Okei, jah, võib-olla oli selline ebameeldiv, ei olnud väga tore, aga sellest hoolimata tuleb 3. lugu ja see on Arsenal, esitaja Keith Tomlinson. Mõhulaul. Arsenal, 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 to the Arsenal 1-0, 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 Arsenal, 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 Wembley, Wembley, we're the famous Arsenal, and we're going to Wembley, 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 we're the famous Arsenal, and we're going to Wembley, 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 we're the famous Arsenal, and we're going to Wembley, Arsenal, 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 Arsenal. Mõhulaul. See oli laul number 3. Aitäh, Keith Tomlinson, sa lendasid Londonis siia. Aga tweetid. Nii, meil ütleb True Arsenal fan 24. Wenger out. Ja, nii, läheme edasi. Northlander 03 ütleb jah, Wenger out. Kas meil mingid muud tweetid on? Nii, Võhu laulu fänn ütleb väga hea. Okei, keegi tahab kiitud tegi. Lähme tea. Ja nii, see ütle järgmine laul. Nii, laul number 4 on esitaja Tomi Rihula. Mõhulaul. Mõhulaul. See oli Tomi Rihula, aga okei, enne ma pean seda ütlema, et jätke see meelde, et kui teile meeldib ükski neist lauludest, siis te saate hääletada ainult siis, kui kõik teised laulud on lauldud. Hääletamisinformatsioon, kuidas hääletada, sellest räägime me hiljem. Sellepärast, et nüüd me räägime tweetidest, nii, tweetid jälle, loomulikult, mis muu kui tweetid. Opera fänn ütleb, et täielik pettumus ja täielik häbi sellele muusikažanrile.
suvaline kodutu kutt ütleb, väga mõnus muusika. Ma varastasin selle telefoni. Okei. Enne, kui me lähme järgmise laulu juurde, on jälle vaheklikk ja see räägib mõhulaste lemmiktegevusest. Joomine, täpsemalt vee joomine. Mõhulahul. Vee joomine on mõhukultuuri üks hästi suur osa. Aga vaata, eriti mõhul juuakse vett mitut moodi. Ja nüüd te näetegi, kui palju neid moodi on ja millised need on. Üks kõige kuulsam viis, kuidas vett juua, on lihtsalt niisama. Ükskõik kas klaasist või pudelist. Vaata, teine viis on selline, et vaata, teate seda müüti, et päevast tuleb ära juua vähemalt 8 klaasi vett. No vaata, need inimesed, kes võtavad seda faktina, et siis joovad niimoodi. Ma ei hakka seda proovima. Kolmas viis on selline, et inimesed joovad otsa kraanist. Ma ikka parem jääks pudelite juurde. Enne kui me läheme järgmise stiili juurde, ma tahan mainida seda, et kuidas üldse kõige parem vesi on ja et mis vett me siiamaani joon. Et kõige parem vesi kindlasti on Smart Water, et lihtsalt see on tippklass. Paremat meie arvust ei ole, me kindlasti ei ole sponsoritud, see on minu tavaline arvamus. Aga muidu nagu hinna mõttes saame öelda, et kõige parem on ikka meie vanemad Devin. Ja see kindlasti ei ole sponsoritud, nii et mingi palun ostke nende asja, sest nende vesi on tippklass. Aga mis siis, kui siin ei ole väga aega juua? Vaat selleks ongi meil just meie järgmine stiil. Ning viimane viis, kuidas vett juua, tuntakse kui Briti versioonina. Ehk põhimõtteliselt maitsestatud vesi. Proovime seda veidrit jama. Kuum. Elu jäine. Aitäh, et sukeldasite minuga mõhuvee kultuuri. Okei, võib-olla. Aga enne, kui lähete tagasi oma laulid juurde, jätke meelde, et te peate kellesti oskma Smart Waterit, parim vesi ilma peal. Ning ärge muretsege, kui teil on rahapuudus. Ärge muretsege, Devin on seal, kui teid päästab. Või isegi, kui teil on piisavalt raha, et kui teil ei ole väga piisavalt Smart Water osta, aga te arvate, et Devin on vaeste jummide. Siis jätke meelde, et saate kasutada kindlasti koodi mõhulaul. Kui ostate Smart Waterit, saate 10% endale odavamalt. Nii et aitäh, tagasi show. Mõhulahul. See oli siis vähe üks tegevus, ostades ma väga teeks seda, kui ma saaks puhkus, kas saaks või, okei, ma ütlen selle ära, nii. Laul number 5, kodus kaugel, esitaja The Jackpot. Mõhulahul.
probleemid vist. Andresegi tweetis, pole mõtet rääkida selles. Siis jätame kõik ära, siis läheme kohe järgmise laulu juurde, sest järgmine laul on Kriim muusika esitaja Naelategija. Mõhulaul. Mõhulaul. Otsepuudest tuli Naelategija oma veidral looga. Nii, lähme tagasi Twitterisse sellepärast, et @poundmaker ütleb, et minu lemmik muusika 12 punkti kui saaks. Meil ei oleks punkti millest vähem, sest me oleme mõhulaulul, mitte mis mingi mõhuvisioon, mis iganes. Aga järgmine laul tuleb varsti, aga enne natuke noota, sest enne seda tuleb meil ikka üks mangus vahepeal. Ja see räägib, millest see võiks räägida, mis te ise arvate? Jah, mis te ise arvate? Mingi hetkis ei. Loomulikult, see räägib õhismist. Mõhulaul. Võõravaalised küsivad mult, mis on mõhulastele kõige tähtsam? Noh, selleks peab olema mõhism. No, mõhism ja mõhid ja mulle tähtis põhimõtteliselt sellepärast, et kui nagu neid ei oleks, siis mind ei oleks. Need mõhid ei kõik võimaailm, nad peate lugema mõhi, nagu absoluutselt peate. Isegi kui te olete möhis, te peate seda lugema. Põhimõtteliselt sellepärast, et siis teina, see on läbi lahendus, see on jutt, see on fakt, noh. Nagu kui sa selle läbi lahendus, siis nagu, see on nagu mõtled, kuidas ma üldse kunagi nagu kahtlesin selles. No isegi siis, pahin, kui sa ei taha kuulata seda. Vaata mingi kuula audiobook'i näiteks, või lastele täitsa sobib see multikas, noh. Kas tõesti ei saa olla usk, või fakt, mis nagu läheb kõikidele palju paremini kui mõhism? Nagu ei. Möhid on olemas. Miks on möhid olemas? Seda küsitakse mult päris palju, vaata. Põhimõtteliselt ta on olemas sellepärast, et mõhis on nii kirjas. Ning ka lisaks selleks, et ma ei saa inimestest, kes ei usu möhid, või isegi inimestest, kes lihtsalt usuvad mingit muud jama. Et noh, inimesed, kes ei usu, et peab olema jalgus, või peab olema tegija. Meil peab mingi mõnda põhjus. Ma ütleks, kui möhid ei oleks, mina ei oleks ära banaani praegu. Ja need inimesed, kes on mingi muul tolju õnju, mõõtas seda kõige välja. Mina saab teha, et möhid teeksid enne. Mingi, ma saan mingi koopamaailmud, mingi möhismi, mingi märgid on ju. Miks mingi Egiptused teed mingi hieroglüüfides mingi möhidigi asju. Et möhid, nii püha neile. Ja me kõrd sellest alla. Nii. Möhid on olemas. Ma praegu palun möhidit, et külmage ellu.
Lumi, ma ei tea, kus sa oled. Ma ei tea, mida sa tegid, ma vääriksin seda. Mida? Mõhulahul. Juba ütles, okei. Ma ei otse teile. Nii, see oli siis meie väike magus suutäidis. Ja nüüd lähme jälle tagasi 7. laulu juurde, mitte tagasi, vaid lähme edasi 7. laulu juurde. See on mina, esitaja Martin Hamme. Mõhulahul. Aitäh, härra Smith, Kremli, Kartšipong, Kremli, multikultitajad, nagu Kremli, saksapärase nimega saksa professor Kremli, näiteks väga Kremli. Eelmisel nädalal korraldas Kremli vasakpoolse lugupeetud kultuuriminister Hachi Kartšipong, nimeline tegelane Kremli, kultuuriministeeriumile alluv sihtasutus Kremli, MISA britipärase nimega Briti ekspert John Berry. Muuhulgas siis oli seal ka Dudu Akil, Uslutšan ja väga Kremli, mis on selgelt kultuuriministeeriumi asejuht Kartšipong Kremli, mis on selgelt vasakpoolse MISA-le alluv õppeasutus. Mõhulahul. No, saite mis tahtsite. Saitegi nii vaatame tweete, et Kaur Vadi ütleb parem kui Arsenal. Tõsi, nii. Vaata, me edasi, nii. At Kristjan Aed. Okei. Mina võidan niikuinii. Kristjan, kus sa telefoni said? Sa ei tohi enda poolt hääletada. Turva, minge võtke ta telefoni ära kohe. Hop, nii. Meil on üks tiit veel. See on vist suur jaotus. Ja see on Atti Jackpot. See karikas on minu. Siis olla. Kas nüüd see on karikas? Tegelikult mõtlesin, et oli väga odavad inimesed, ma tean seda. Ma vist kaatsin oma töö nüüd. Okei, aga lähme selles mõttes hoopis järgmisel oluliselt, et see kõik kuulutada. Ja see on Meen, esitaja Hõkk Hujuk. Mõhulahul. Mõhulahul. Kui ma saaks hääletada, siis ma hääletaks selle poolt, sest see oli praegu siiamaani minu lemmik. Päriselt. Yes. Aga nüüd räägime tweetidest. Nii. Et Tannu Tuva valitsus ütleb, et hääletan selle poolt. Kas saad või? Saad. Kas võrremalt saad? Minust saad. Et kui sa oled mingist paanist hääletu kohe ära. Nüüd paar päeva aja. Ma olin inglise keeles subtiitrid alla, et praegu selleks lihtsalt, et saad hääletada. Mohu, et keegi väidun veel ei saa. Nii, see oli siis Tannu Tuva väike esitus. Aga nüüd väike vahepeal, mis ikka on
mis ta räägib vähem kultuurist, kui see räägib mõhuinimestest. Ja see ongi, kui mis siis juhtub, kui mõhuinimene kohtub baaris võõramaalasega. Võõramaal. Mõhulahul. Blimey, old chap, would you like a cup of tea? No speak English, no Pablo English, no, don't understand, please don't, no tea, no chap, no, don't understand, please, no, don't understand, don't know what talk, no, please don't. Oh, don't sweat it, old chap. I'm from down under. I'm a foreigner as well, eh? So, and I thought you were more like a bear one. I'll make you a bear. You know, ain't that right? Ain't that right? Isn't that nice, ain't it? Yeah, I'm right. I'm right, ain't I? I'm right. Yeah, I'm always right. Yeah, I'm always right, aren't I? I'm right. Yeah. Bear. Guinness, das ist Bear? Yeah, Guinness, das ist Bear. Guinness Book Records. That was something, yeah? Yeah. Guinness good. Bear, no. Don't know about bear. Yeah. But Guinness good. So I'll get a pint of Guinness, alright? So a pint of Guinness. Waiter. Hi, this is just one. These ones, oh no. Pint of Guinness, right? Yeah. Jamus. No, that's all I meant. Don't bring bear name Guinness. Don't. No, please don't. No, bear very bad. They scratch you up. Pieces, They turn you into pieces. No, they kill you. They hurt. No. Bear very, 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 very bad. Grazie alla grande, bad. No, please don't. What? A bear very, very bad. Bear means death, bear means death, Don't get the bear, we möhis don't kill anyone, And what you wanna kill me with some bear name Guinness? Very, very, very bad. No, I know I'm sad. No, please, no, I don't wanna die. No. Oh, you're one of those mohists. Oh, you make me sick. You're like what, Islamists or whatever they were called, You wanna blow us up? You wanna blow us up. You were probably the one who flew the bloody crane into them towers, idiot. Oh man, you disgust me. You bogus disgust me. You wearing all your hijabs or whatever they're called now. Absolutely horrendous. Oh no, we're not bad people. No, you don't know. They were someone else. They were what Muslim, Islam, something like that. Something bad. No, we most good people. We got our, independence through peace. And ancestors got independence through what? Singing. We very peaceful people. We take our mask off. Most good, peaceful, calm people. Not bad, explosive people. Oh, I guess I'll take my mask off now. Because I'm Dimitri. I am from KGB. Be annex your country. Mõhulahul. Loodetavasti olete ennast herneks hirmunud, sest muidu ma ei teeks muidu tõesti. Selle asemel lähme hoopis laul number 9 juurde, kõik see minu kõrvale jätta. Sellepärast, et laul number 9 on meie naabrite üks lemmikloo. Väga neile hullult meeldib see miskipärast. Meil on täitsa kama. Ehk nagu me ütleme Kanal 2. Ja neil on Kanal 2. Meil ei ole, meil on TV2 ja Kanal 3. Nii et lähme edasi. Sellepärast, et järgmine laul ongi Eesti hümn. Laulja Hendrik Patrio. Mõhulahul. Kaunis on
laul . Eks ole , üks veel . no 11-9 võidab , aga äkki võidab see viimane . enne kui me läheme selle juurde , me peame rääkima tweetidest , mida on lauldud , öeldud selle Eesti hümni kohta , et tee tõeline eestlane ütleb seda , et paneb tõesti nutma . ei pane , on ju ? ei pane . on ju ? et Mart Halme ütleb , Martin , laula kaasa . no ma vaatan pealt , nii et ma ei tea . Need olid meie tweetid Eesti hümni kohta , sest nüüd tuleb laul numero 10 , kus see , nii , see on Mani ja esitaja on MC Tartu . Mõhu laul . mina olen MC Tartu , kas olete valmis peerutsema ? Lähme . Money , 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 money . Mõhu laul . selline oli meie viimane laul Mõhu laulu osalejatest . aplaus . nii , aga me peame selle laulu tweetist rääkima , nii . Möhist ütleb , ta võiks möhidit asendada . no selles mõttes mõtled , siis nagu raha lendab ja kõik miljonärid . aga asi on selles , et ta ei võiks olla , onju . ta võiks mingi majandus , ökonoomiline , mingi minister või mingi abiline laul olla . siis jah , onju , aga mitte päris asendus möhidin ikka . kõike võimas ja suurepärane . mis veel siin on ? @XX_EG_XX ütleb , et tõeline muusika . no jah , kõikidel on võib-olla oma arvamus , aga see ei tohi vale olla . nii et turva , minge võtke ta peale . aga selle asemel ütleb , @TheRealMusicLover ütleb seda , et kui ma ostan selle DVD , ma panen selle põlema , nii et nagu ma ütlesin enne , et see peab olema , see on võib-olla arvamus , aga see peab vähemalt olema mingi õige . isegi kui ei ole teada , siis jah , siis võib olla erinevalt , kui see on fakt , siis jah , aga nii et see , mis ta ütles , on vist täitsa õigustatud , nii et las ta teeb seda . aga nüüd oota , mis see , mine pekki . ise niimoodi , miljonid on siin ja nemad on meie külalised , käib mulle öeldud mingi jupad selle peal laulab mingi oma rolli laulu , kõik on laulnud õige ei osale ja selleks ongi miljonid . ausalt öeldes ma ei tea , mida nad hakkavad laulma . oodake , nii , ETV ei saa tulla lavale , sellepärast et nüüd ma saan lõpuks öelda , et hääletamine on avatud , kuidas hääletatakse , nüüd ma kohe õpetan teile , nii . esimene ja kõige lihtsam viis on te saate , kui te teate minu isiklikku telefoninumbrit , te saate saata sellele numbrile sõnumi ja põhimõtteliselt sisestage see sisu sinna sisse . see , mis teie laul on , see number ja kõik . aga te ei tohi panna rohkem kui 2 numbrit , ainult 1 number , kui on rohkem kui 2, mõlemat ei loeta . nii , aga teine viis , kui te ei tunne mind või lihtsalt tahate selle üles niisama , te saate saata mohuriiklik@gmail.com'ile , te saate saata endale ju , te saate saata , põhimõtteliselt sinna saate saata , lihtsalt saatke mohuriiklik , ekraanile kirjas , mohuriiklik@gmail.com , saatke sellisele Gmaili aadressile , email või kuidas iganes seda ütlete . lihtsalt pange lihtsalt ainult siis , ei mingit pealkiri midagi , ainult siis pange number , kelle poolt hääletate . 0105 võite panna ilma selle nullita , 1010 ei ole mingi 0110 , ei 010 . see on number 10 või tahate number 10 poolt hääletada , nii et hakake hääletama , sest nüüd tulevad miljonid teid lõbustama . Mõhu laul . ma ei ole olnud pintsu silmas ega jalge all .
küllap kohtusime teises ilmas oma jalge all. Mind on vaja sulle sinu kõrval, et kuulata. Mul on vaja anda oma kõrvad, et kuulata. Ja veel kord kuulata sinu probleeme. Ja super suur probleem. Probleem. Pseudo. Mõhulaul. laulud lauldud. aga nüüd on ainult hääletada vaja. vahepeal nähtud kõik tehtud. hääletage, teate kuidas hääletada, laulud nähtud kõik. nüüd veel üks kord, viimast korda tuleb teile meelde, tuleks kõik laulunimed, kõik numbrid igaks juhuks, kui jääte viimalt olid. aga see oli praegu Mõhulaul. hääletamine kestab kuni laupäev kell 13:00. peale seda on hääletamine lõppenud. ainult tegelikult muudame, paneme 16:00 kell 4 laupäeval. täpne 10. märts. aitäh, see oli meie Mõhulaul 2018, mis ei ole veel läbi, siis te saate veel hääletada, jätke meelde, hääletus kestab. see oli Toomas Pain. Mõhulaul. Laul number 1, Kõks. Esitaja Kristjan Aed. Laul number 2, Hei muumid. Esitaja Mumipapa. Laul number 3, Arsenal. Esitaja Keith Tomlinson. Laul number 4, A. Esitaja Tommi Rihula. Laul number 5, Kodust kaugel. Esitaja The Jackpot. Laul number 6, Krii muusika. Esitaja Naelategija. Laul number 7, Mina. Esitaja Martin Halme. Laul number 8, Meen Tõva Meen. Esitaja Hõkk Hujuk. Laul number 9, Eesti hümn. Esitaja Hendrik Patrio. Laul number 10, Mani. Esitaja MC Tartu. Mõhulaul.